Nii, oleme tagasi. Osa Q&A teine osa. Võtame nüüd ette Instagrami küsimused. Ka siin on nüüd päris palju, nii et... Ja siis lõpus ütleme, kes saab kasti seda magusat jooki. Magusat mahlast mehu. Igatahes nii. Lembra küsib. Tšau, Lembu. Kas su sulakashi on? Aga see selleks. Miks on alati nii, et sõltumata ilmast, Obama tujust ja sellest, kui palju keegi mõnda harjutust... Selline poiss, no. Kes? Ja sellest, kui palju keegi mõnda harjutust teinud on mõnel masinal. Küsides talt, mitu setti sul teha veel on, siis alati vastatakse, mul on ainult üks veel. See inimene läheb lihtsalt paanikasse, kui hästi suurte musklitega inimene täppi tuleb. Ja ta küsib sellise, mis ma nüüd teen, kas ma jooksen, kas ma lõpetan aga ta ei seti saa ära. jätta ka sellist muljet, et ta on siuke kardab, et ta ütleb, et mul on üks veel. Aga ta ei julge öelda, et mul on 3 veel. One left in the tank, no. Eks see isegi oleks ka päris hirmunud, et Mikk tuleks, siis ma ütleme... Mitu setti sul veel on? Poiss, kükid veel või? Või lõpetad ära? Telefonis. Pärast telefon käest ära hakkad trenni tegema. Nii. Okei. Bright Boy. Kumb teie enda arust võidaks, kui minna 3-4 kuu pärast, kui kaitseväge poleks? Bright teeb ka trenni. Teeb küll, jah. Roka Amares vist või? Ei, Tartu kesklinnas. Maakas. Maakas. Ai. Nali. Ei, et kumb teie enda arust võidaks, kui minna 3-4 kuu pärast, kui kaitseväge poleks lavale full ettevalmistusega? Number 1, kuna ma olen nii paks, siis 3-4 kuud full ettevalmistuseks, siis pigem ma ei saakski vormi ennast. Ma arvan ka. Aga... No oleneb kus, kas mai jooksuks või siis kulturismi estikateks. Või siis mingi piljardivõistlus näiteks. Ütleme, no ja kui te ikka jah, KBMM-iks 3-4 kuud, siis... Tuleb tööd hakata tegema kiiresti. Aga ma isegi ei oska. Mõlemal on sellised lihasgrupid, mis on domineerivamad kui mingid oma sellised füüsiiki erinevused. Et jah, ise ei oska öelda. Võib-olla oleks niimoodi, et kui oleks füüsiikis, siis ma arvan Mikko võidaks, kui oleks kulturism, siis võib-olla jääks minu peale. Midagi sellist. Jah, ma arvan, et see on selline hea vastus. Millise iidoli vormi tahaksite saavutada? Mul on neid kulturismi iidoleid nii palju, et ma ei hakka neid ette lugema. Mul ka, Mikk. Minge otsige Google'ist või kuskilt selline nimi nagu Mahmut Irmak. Oli just. Mahmut Irmak peaks olema ja. Et see on võib-olla siukene minu jaoks kõigem füüsiik üldse, mis on nagu praegugi tegutseb, et seda jah. Aga ma ei saavuta teda kunagi, kahjuks. Otsin vahepeal oma need iidol-füüsiikid üles ja mina näitan oma esimest Mahmut Irmaki, isegi tegelikult Ott Kiivikas on tema koos võistlenud. Siis see Mahmut võitis overalli ära. Ta igal pool kõik võistlused paneb kinni, ma kohe näitan pilti. See vend on lihtsalt nagu suur Frank Zane. Kõik on idekas lihtsalt, absoluutselt. Pole midagi öelda. Mina ütleks, et minu iidol... füüsiik, kõigepealt ma tooksin ka Frank Zane'i välja, sest see keha on lihtsalt, see on jumalate vorm. Ja siis teiseks ma tooks oma välja ühe YouTube fitnessi nii-öelda inspiratsiooni ja iidoli on selline kutt nagu Danny Keen. Ma ei tea, kas te näete siit praegu. Googleldage või vaadake YouTube'ist. Igatahes ta küll enam videosi praegu ei tee, vahepeal tegi kogus väga palju populaarsust. Sul siis see... Mahmut. Ja ma ütleks siis Danny Keen. Nii, vaadake, Googleldage. Nii, Rannar Allorg küsib, et kuidas te sellised musklid saite, kas te sööte proteiini või? Ma söön valku. Ma ka pole kunagi proteiini proovinud. Ma ei tea, kui sa tahad meil siin halvale teele viia, siis mina tahaks nätiks jääda. Ja kuidas te sellised musklid saite, palju kardiot? Palju kardiot, hüppenöör, Zumba, fitpallil, kukerpallid. Ja siis kindlasti ei tohi unustada seda... Ja muidugi peale 7 ma ei söönud. Õige.
Mikk Markus Imala. Tšau. Kükid versus jõutõmme versus rinnad surumine versus piitsakõverdused. Mis on kõige parem enne rannahooaega? Marta mõtleb vist niimoodi, et me saame siit ainult ühe harjutuse valida ja siis me teeme seda vist ainult või või? Kuidas sa vastaksid? Mina valiks vist, ma praegu mõtlen, kas kükid või jõutõmme. Ja ma vist võtaks, ma ütleks, et rinnad surumine, sest et kui te spiidodega ei käi rannas ringi, siis mis see kükk ikka teeb sulle? Seda küll, ma mõtlen jõutõmme. Aga jah. Nii, Liilja küsib, et kui Jukul on tööle kaasa võetud 2 keedumuna, 200 grammi Oti kohupiima, 5 viilu Saare Light juustu ja kui Juhan paneb sellest vahepeal 2 viilu pistuuri, siis kui palju peab sööma Juku veel valku, et 150 grammi valku kokku saada? Kõigepealt ma ütlen seda, et Juhan on üks alatu kaabakas. Sa ei tohiks iial teise valku varastada. See ei ole su sõber. Ja siis see valku mitte ainult valku, vaid kui juustusel on rasva, põhimõtteliselt sa tõstad lihtsalt teise venna või sa lihtsalt võtad teise venna testotaset lihtsalt alla sellega. Juhan, kas sa mõtled? Aga teeme kiire arvutus. 2 keedumuna, 10 grammi valku, 200 grammi Oti kohupiima, mis on 25, 35, 3 viilu juustu, 50 grammi, 20 grammi valku, mis sealt oli siis 35, 55 ja no, siis oleks vaja veel 95 grammi veel süüa, kiire arvutus. Nii et ütleme siin umbes jah, Juku peab Prismasse lippama ja võtma kana. Sööge kana. No me oleme iga video see tähendab seda, et ta peab sööma veel no ma tõesti loodan, et Juku saab makrot täis, sest jah. Üle ära ka paneme, sead neerud jäävad haigeks. Nilorak, Karolin. Jah, ma arvan jah. Mitu korda nädalas Argo Ader Sollis käib. Mina oskan vastata seda, palju ta privees käib. Päris tihti käib. Aga Sollis ütleme niimoodi, et esmaspäev, kolmapäev, reede. Tal on vist see 4-day split või? Ja vist küll ja siis reedel käib tavaliselt seal enne õhtusööki, siis õhtul viin alla ja privi. Väga hea. Nii, Oisu boy. Kas jalgpall kui korvpall on parem kardiolihaste kasvatamiseks? Kardiolihaste kasvatamiseks, mis asi see on? Kui sa oleneb nüüd seda, et ma olen jalgpall, sest et seal sa jooksed, sääred saad suureks, jalad saavad tugevaks. Muide ma ei tea üldse, mis korvpallurid teevad nagu oma füüsilise prepi jaoks. Millega Ossupoi tegeleb? Ma arvan millegi pärast korvpall, aga kindel ei ole. Ma ütleks ka vist jalgpall. Ma korvpalli kohta nii palju ei tea. Nii. Siim Oja. Ossupoi on vist jalgpalli vend või? Ma olen korvpall. Aga äkki mängib hoopis minu arust ma olen seal reaalkool, ei mitte reaalkooli, 21. kooli taga temaga koos jalgpalli kunagi mänginud. Nii, teie kanali lähenemine, Siim Oja ütleb, teie kanali lähenemine on olnud täitsa lahe ning kutsub tagasi vaatama. Tahaks teada, kust ise näete ennast sellel teel minemas, kuhu tahate välja jõuda, ütleme nii 5 aasta pärast. Kas näete asjalik pikemat tulevikku siis või naudite hetkel treenimist ja võtate päev korraga. Samuti oleks huvitav teada teie endi isiklikke väljavaateid, plaan end lavalaudadele treenida või mingid muud eesmärgid. Siin on nii palju koos, ütleme, et 5 aastat on palju. 5 aastat on pikk aeg, nii palju ei tohiks ükski inimene ette mõelda, sest et elu on lihtsalt liiga lühike, et see 5 aastat nüüd ette planeerida. Ja ma arvan, et Aesthetic Project läheb edasi ja läheb ainult suuremaks, ainult paremaks ning seda niipea siit mingit lõppu ei tule.
ja ma arvan, et me ei oska nüüd konkreetselt öelda, mida küll, aga me teame, et see liigub edasi, meil on ideid. nii, kas naudite treenimist? Mikko naudib, mina väga kahjuks ei saa praegu nii palju nautida. Plaan on olemas, nagu Edna ütlesin, plaan on minna siis 2017 minul lavalauale. Kindlasti on ka veel muid ja võib-olla ka muud eesmärgid on sõjavägi ühele poole, saada oma kõrgkooliga ühele poole, siis ettevõtte luua. Ma ütleks nii, et olla parim versioon iseendast. Jah, ja üldse olla lihtsalt hea inimene. Jah. Nii, Sander Kaasik, Can you feel the pump? No, me rekordisime suga viimase video ja seal me mõlemad fiilisime väga seda pumpi, nii et vastus on jaa. Nii, Timps. Nii jälle, kus näete ennast ja selle kanali arengut aasta pärast? Ma arvan, aasta pärast on juba see, et te hakkate nägema minust vähemalt videoid, võib-olla ka mu tüdrukust, et me hakkame ju võistlusprep läheb käima. Ning kindlasti me rekordime, me näitame tervet nagu contest prepi läbi selle kanali. Üks asi, kindlasti me collabime väga palju erinevate inimestega. Et tuleb see huvitav. Me tahame ka, mina tahaks, et me saame selle kõik editimise ja kanali siuke välimuse ikkagi aina paremaks saada. Ühesõnaga ongi igas valdkonnas aina kõik paremaks. Kõik aspektid ainult kvaliteetsemaks. Kõik läheb ainult ülesse poole. Nii, Sander Kikas, thoughts on siis? No. Triinu küsib, et palju kükke tuleb teha, et olla järgmine Kim Kardashian. Kõigepealt tuleb üks sextape teha musta mehega ja siis tuleb panna need silikoonid peppu. Nii, jah, et võib-olla välja astutega sinna lõikuse juurde ja siis... Tooliga tagasi ja... Nii, Sander Kikas, thoughts on siis? Ma tean, et sulle on see süüsi teema, et sina said seal inspiratsiooni. Mina ei ole kunagi tema, nagu ma ei ole jälginud, ma ei tea, mis teema temaga on, et ma tean, et ta oli hull siuke naistevend ja klubivend ja pani aineid ja no, ma ei samastu. Ma ütleks seda, et ma avastasin Zizi natuke ennem, kui ta suri ja ütleme, ta oli väga suur push hakata tegelema just selle fitness teemaga ja mitte ütleme mitte nüüd olla täpselt nagu tema ja umbes ma ei tea käia stereosoonikul ja kammida drooge, vaid just see, et nagu see, kus ta alustas ja kus ta tuli ja kus ta nagu jõudis, et see on lihtsalt nagu inspireeriv ja see on nii vinge, kuidas ta, ma võin julgeks öelda, et kui palju ta inimesi miljon inimest, ma arvan, 100 000 ütleme, on inspireerinud, et nad hakkaksid liftima. Et ma arvan, et tema pärast on väga paljud liftima hakanud ja see on ainult positiivne. Ja ta on terve, põhimõtteliselt ongi nii-öelda see siis generation, et kutid on hakanud rohkem trenni tegema ja see on ainult positiivne. Nii et kui igasugused droogid ja kõik kõrvale jätta, siis ta mulle on väga suur inspiratsioon olnud. Nii. Jorgen XO, millise mittemateriaalse põhjuse pärast jätaksite džimmi pooleli? Seal on, mul on ainult kaks, number 1 passion kaob ära, ainuke. Ja siis kui mul arst ütleb, et kui sa veel jõusaali lähed, sa lihtsalt sured ära, siis ma ilmselt siis ka enam ei läheks. Ma teeksin näpuga niimoodi kõrliks näpuga. Ma vastaks ka nii, et siis kui passion ära kaob, aga ma arvan, et videosid teeks edasi. Ma käiks jah teisi filmimas. Nii, Martin Raud. Ma ei käiks kindlasti. Martin Raud, kui oleks valida ainult kardio ja jõutreeningu vahel, siis pigem kumba teeksite elu lõpuni? Kallis Martin. Ühte te saaks teha, teist mitte. Mida? Mida? Muidugi jõusaali treening. Jah, siin pole mitte midagi rohkem öelda. Keijo küsib. Esiteks, kiidusõnad väga hea kanali eest. Aitäh, Keijo. Teete Eesti asja, siis üritage nendest ingliskeelsetest väljenditest ka lahti saada, siis superluks. Siinkohal ütleks seda, et me tahaks nagu siin videotes olla võimalikult sellised, nagu me ka päriselus oleme. Ja kuna me päriselus ka kasutame palju selliseid ingliskeelseid väljendeid. Kui naise kohta lihtsalt on teises keeles on tabavam väljend. Ja täpselt, et mõni asi. Eriti selles valdkonnas nagu fitness valdkond põhimõtteliselt eesti keelde nagu nii raske üle tuua, nagu me rääkisime sellest, et run-up fitness ja mida iganes,
et see ei kõla hästi ja mõnda asja tahaks nagu natuke teistmoodi väljendada. jah, et siinkohal jääb nii nagu praegu on, et seda ma ka ei tahaks muuta üldse selle juures. ja, et vot ongi põhiline ongi key ongi see, et me tahame videotes olla sellised nagu me päriselt oleme ja ma arvan, et see lööb ka nagu sellise sideme vaatajatega, et nagu noh, parem on vaadata. Vähemalt mulle meeldiks see. Nii, aga küsimus ka, et kas ja millised on teie endi võistlusplaanid, milliseid toidulisandeid ise kasutate, sellele me oleme vastanud. Vastasime juba alguses ära. Aga siis on tal üks hea küsimus veel, et kaua läheb aega trenni video filmimisest kuni YouTube'i vaatajateni jõudmisega? Siinkohal ma arvan, et ta tahab küsida seda, et kaua kõik selle editi jaoks aega läheb, et kui me teeme video valmis, meil juba nädalaga valmis olla, et üles me võime panna selle alles järgmine nädal, et see ei oma tähtsust, et aga just see, et kaua see protsess on, siis oleneb täiesti videost, et vahest kui on vaja voice-overit veel teha, peale rääkida, siis minu jaoks on see kõige raskem variant, et siis ma teen miljon korda seda enne, kui ma täiesti täppi saan selle, et sellega läheb vahest närvid läbi. Aga üldiselt ega ta tavaline edit, mis paar tundi läheb, et täiesti nagu tipp-top teha. Ja, aga see on jah, tõesti oleneb nii paljudest asjadest, et teinekord on see, et kui sa nagu teed selle video või filmid ära, ütleme saalis või nagu päeva jooksul ja siis nagu sa tunned, et tõesti tuli väga hea content ja siis sa nagu tahad seda juba niimoodi editida ja siis sul on oma mingi visioon umbes, mis lugu võib-olla panna ja kuidas seda kokku panna, mis järjekorras ja niimoodi. Vahest vastupidi, et täpselt, et mõnikord ei lähe üldse. Ma teen veeloogi ära, ma teen õhtul video valmis ja siis mis ma kustutan ära sellest, et nagu minu arust nagu vahest vaatad nagu déjà vu täielik, et nagu mitte midagi uut ei ole ja ei ole mõtet lihtsalt näidata teile. Meil on olnud kuskil 2-3 videot, mis on läinud kustutamiseni ja mis teieni ei jõua. Aga jah, ütleme jah, et selline paar tunnikest ikka läheb, et pluss teinekord otsustab ka programm natukene halvasti käituda. Aga jah, võtame järgmise küsimuse. Merlin Mango, mida arvate praegusest fitness hullusest või on pigem hullus seda Instas, YouTube'is ja mujal teistele demonstreerida? Mulle see hullus meeldib, mulle ainult meeldib, et ma arvan, et üks asi, miks see fitness ja kõik on nagu populaarsemaks saanud, on sotsiaalmeedia ja nagu selline video edastamise võimalused ja kõik on nagu tänu sellele Instagramile Instagram kindlasti, need on aidanud kaasa sinna, aga tegelikult hullus nii-öelda mulle mingis mõttes vahest hakkab vastu see hullus, et mingi piirini on see okei, aga lihtsalt kui ainuke asi, mida sa näed, on mingid puti pildid ja Shredsi lisandid ja siuksed asjad. Herbalife ja Skinny Herbs ja ma ei tea, Detox tee, siis nagu jooge neid kodus, ärge promoge seda paska. Nii, aga jah, Kevare küsib. Kas kava põhjal treenimine on pigem mõistlik või on see sellest välja kujunenud pigem selline PS jutt ja teatud isikute niinimetatud business plaan? Ala kui käia trennis, teha teatud lihasgruppe vastavalt päevale, aga pidevalt ja jooksvalt kas vastavalt tujudele või soovidele harjutusi käigu pealt teha või ikkagi konkreetselt kindlat kava jälgides? Ja teine küsimus, et objektiivselt öeldes, kui tihti peaks kava vahetama. Ühesõnaga ma arvan, et ta tahab pigem teada, kas võib olla paindlik või pigem ei olla mitte. jah, et kas sa pead nüüd sellise strict kava järgi kogu aeg igapäevaselt tegema või olla? Ei pea, absoluutselt ei pea. Olge paindlikud, muutke, see lihtsalt muudab selle kõik jätkusuutlikumaks, et nagu jällegi enne üks küsis, et kas meil üle ei viska põhimõtteliselt, kui mina teeksin iga päev samu asju, siis kindlasti viskaks üle, et kindlasti vahet, aga üldiselt selline põhijaotus, selline suurem pilt võiks olla nagu paar kuud, 3 kuud ikkagi sama. Et need teie compound harjutused, kus teil raskused suurenevad, need jätka samaks, aga lihtsalt sellised tunnetusharjutused, neid muutke kogu aeg, võite ka järjekorda muuta, kui mingi asi kokku jookseb. Ja nagu valige omal sellised lemmikharjutused ja täpselt, et tooge variatsiooni trenni, et ärge tooge nagu niimoodi päris iga trenn erinevaid asju, aga ütleme, iga natukese aja tagant tasuks teha võib-olla mingi natukese teise nurga alt midagi teha, et kindlasti varieeruge oma kava ja kui tihti peaks vahetama? No õpiku järgi mingi 2-3 kuud kuni 6 kuud võiks olla selline sama jaotus, siis midagi seal ümber mängida, aga jällegi, kui te teete natuke muudate kogu aeg, et ma ei näe, et
bodybuilding kui selline on ju tegelikult selline loov asi. Pluss trenn peaks huvitav olema. Kui me räägime just jõu tõstmisest, siis seal on väga ranged skeemid, mis nädal ma teen, mis nagu protsent oma jõust, mis ma kasutan, mis rep range, see on väga nagu teine teema juba. Et bodybuilding kui selline peaks olema just selline vaheldusrikkam. Sven küsib, klassikaline, kus näete ennast 5 aasta pärast? Vist vastasime sellele. Ja et 5 aastat on nii pikk aeg, ma soovitan ka teile, ärge mõelge nii pikalt ette. Kui ma praegu mõtlen, kus ma 5 aastat tagasi olin ja kus ma praegu olen, see on täiesti öö ja päev. See on täiesti, ma ei oleks 5 aastat tagasi muidugi võiks öelda, et 5 aasta pärast ma tahan omale finantsvabadust ja kõike seda ilusat, aga ma ei... Eks elu näitab. Nii, Evelin KK. Tšau Evelin. Kui teil oleks ükskõik mis supervõime, vaat see on see küsimus. Kui teil oleks ükskõik mis supervõime, siis mis see oleks ja miks? Ma mõtlesin sellele küsimusele, mulle meeldib see küsimus ja ma vastaks, et see oleks selline võime, et ma saaks samal ajal lihas kasvatada ja kattida samal ajal. Nii, supervõime. No lennata oleks tore, aga ma arvan, mulle meeldib olla lihtsalt inimlik ja ma ei taha, et ma oleks supervõimet. Väga ilus vastus. Nii ja tänane... Tegelikult kui mul see võimalus oleks, siis ma lendaksin igal pool ringi lihtsalt praegu ja mingi tulistaks mingi tulekerasid suust välja. Väga ilus. Nii, tänane viimane küsimus. Kadi, tšau Kadi. Kadi ette on mu vana klassiõde. Ma tean ka teda. Nii, milline lemmik compound movement ja milline lemmik accessory harjutus? Kas ma olen ebapädev sellel alal, aga mida tähendab accessory harjutus? No selline lisa või selline isoleeriv mingi harjutus. No ütleme sellised, ma ei tea, triceps extensionid ja sellised asjad. Lemmik compound movement. Compound'i, kui need on tegelikult nii vähe, mille seast valida, siis mina... Küktõmme, rinnasulumine, OHP võib-olla. Et ma võtaks... Mis sa võtsid? Ma ütlen kükk, no kükk on mul siuke kodune teema, et mulle meeldib kükkida. Mulle... Siis ma põlved ei valuta. Viimasel ajal mulle meeldib, ma olen oma armastuse leidnud jõutõmba vastu, aga tükk aega oli rinnasurumine. Milline lemmik accessory harjutus? Need muutuvad kogu aeg, täiesti hooti, aga... Isegi oleneb lihasgrupist täiesti, et mul ei tule kohe sellist ette. Ma tean, mida ma vihkan treenida trapetsit, biitsepsit ja kõhulihaseid. Neid ma vihkan. Hea küsimus jällegi, et pani mõtlema, aga ma tõesti ei oska öelda, et need on nii palju, tehke kõiki, mis teile meeldib ja kõik on tore. Ja, nii. Aga see oli ühtlasi ka viimane küsimus ja kui selles küsimused olid väga head, et oli selliseid naljakaid ja selliseid, oligi pulle küsimusi, funne. Samas oli ka selliseid, mis tõeliselt mõtlema panid ja mis nagu... millest oli huvitav nagu meil ka omavahel nagu mõelda või rääkida. Ja võitja on, ma otsime selle võitja üles. Me mõlemad nõustusime väga selle otsusega või selle võitjaga. Meigo Lõhmus. Sinul on... Palju õnne. Meigo, sa oled cool kõtt. Ma ei tea, lihtsalt kuidagi soe tunne sul oli sisse jälle meenutad vaata kõike mingi aasta tagust seda tutvumist ja kus me praegu oleme ja teeme seda videot channelit. Väga lahe meenutada. Ja et väga lahe küsimus ja tõesti sa oled selle kasti nokot võitnud, et võtame sulle ühendust. Nii, aga ühtlasi tõmbame ka selle videoga otsa kokku ja terve sellele Q&A-le, et tahaksime mõlemad Mikuga teid tänada nende küsimuste eest. Neid oli palju, ootamatult palju, läks üle ootust absoluutselt. Väga lahe oli seda videot teha ka. Et tulevikus miks mitte veel uuesti midagi sellist teha. Ja mainiks ka seda ära, et kui teil on veel mingisuguseid küsimusi või tekkinud vahepeal või tekib tulevikus, siis küsigi julgelt, et me katsume neid, või mitte katsume, vaid paneme kindlasti need videotesse sisse, vastame neile ja üleühesõnaga engage'ige, me vastame teile. Nii on väga hea kõik. Aga rohkem vist ei olegi midagi öelda, et videod on pikad olnud, aitab küll. Aitab küll, et jätkuvalt sööge kala, vaadake meie videosi, likeige, subscribe'ige. Rääkige sõpradele, emale, isale, koerale, kassile, lehmale, kõigile, ka kapsaussile ja mis see teine uss, õunaussile. Jah. Aga ühesõnaga, aitäh vaatamast, näeme järgmises videos ja tšau.